19. sajandi Saksa majandusteadlane Friedrich List kritiseeris oma kaasaegset hästi tuntud majandusteoreetikut Adam Smithi tema liiga kitsa kapitali käsitluse pärast. Smith ütles, et kapital ei ole mitte ainult raha või konkreetsete materiaalsete väärtuste hulk nagu ühiskonnas, vaid et kapitali mõiste alla käib intellektuaalne ja ka inimeste kehaline võimekus. Nüüd ma tsiteerin. Ning selles, kuidas üks või teine ühiskond hetkel elab ja toimib, on varjul kõigi eelmiste põlvede avastused, pingutused, hool ja pürgimused. List ütleb meile, et kõige tähtsam kapital ühiskonnas on inimene. On oluline, et inimesi oleks palju, et suuta ühte ühiskonda, ühte kõrgkultuurilist riiki ülal pidada. Aga oluline on ka, et see inimene oleks haritud ja võimestatud, et tal oleks mitmekülgseid võimeid. See on eriti tähtis, arvestades Eesti vähenevat ja vananevat rahvastikku. Meil on iga inimene arvel, keegi ei tohiks jääda üle ja kõik peaksid saama parima võimaluse ja parimal moel oma võimeid rakendada. Me oleme viimased 5 aastat kuulnud, kui tähtis on ettevõtlikkus. Ettevõtlik inimene, see on homo economicus. Homo economicus on see, kes peaks meie ühiskonda edasi viima, edasi arendama. Homo economicus on loov inimene. Paraku eeldab inimese areng võimalusi. See eeldab juurdepääsu haridusele, see eeldab raha ja kapitali. Ja siin tekibki nagu see nokkinni sabalahti probleem. Selleks, et inimestele anda hea haridus, anda neile oskused ja nende võimalused, tuleb ju investeerida inimesse. Siin ongi konks. Mulle tundub, et kui Eesti lahendab oma probleemid teadusega, kui iga laps Eestis, ka iga täiskasvanu, iga vanem inimene suudab saada selles ühiskonnas parima pakutava hariduse, siis meie ühiskond on suuteline selleks keeruliseks väljakutseks teha see majanduslik hüpe targa majanduse poole.